Sellest poisist, kes elas Kassisalu talus, Vahtramäe kihelkonnas, Smoolandis. Et ei ole, aga seda võin ma sulle küll kinnitada, et Vahtramäel igatahes polnud ainsatki inimest, kes poleks teda Kassisalu pere üleannetud poisikrutti, toda Emilit, kes audus välja rohkem vempe kui aastas päevi. Ema kaitses väga oma kallist poisud ja kirjutas kord isegi oma sinisesse kaustikusse, et eila oli Emili kena. Ta ei teinud terve päeva jooksul ühtegi vempu, mis tuli sellest, et tal oli kõrge palavik ja ta justkui ei jaksanud. Emil ise teadis väga hästi, missugune võllaroog ta on ja kui ta selle juhtumisi unustaks, siis oli Kassisalus olemas teenija tüdruk Liina, kes talle seda igal ajal võis meelde tuletada. Issand jumal! Issand, mis sa nägid? Kahju nendest Kassisalu Svenssonitest ja teil säherdane võrukael poiss on. No sellist poissi ma pole enne veel ennast näinud. Kogu aeg üks vigur teise otsa. Muud ei ole kui ainult üks vigur teise otsa. No, mis sa teed? Teine vigur läks.
Vahtramäe rahvas arvas. Kujuta ette, oleksid nad hinges aimanud, mis Emilist tegelikult saab. Poleks nad ilmaski nii öelnud. Oleksid nad ainult teadnud, et kui ta kord suureks kasvab, saab temast vallavolikogu esimees. Kuid praegu jäägem selle juurde, mis juhtus siis, kui Emil oli alles väike ning elas koos oma isa Anton Svenssoni, ema Alma Svenssoni ja väikese õe Iidaga. Neil oli Kassisalus peale teenija tüdruku veel sulane nimega Alfred. Kui Emil väike oli, siis leidus kõikjal sulaseid ja tüdrukuid. Sulased kündsid põldu, hooldasid hobuseid ja härgi, vedasid heinuküüni ja panid kartuleid. Tüdrukud aga lüpsid lehmi, pesid nõusid ja pesu ning laulsid lastele hällilaulu. Kauges külas vanaema juures elasin kord kogu suve. Vanaema ja mu armas vanaisa, aga noorel neiul neist ei piisanud. Kassisalus käinuks elu väga vaikselt ja rahumeelselt, kui seal poleks olnud toda Emilit. Poiss teeb lakkamatult lugematul hulgal tempe ja kui ta ise pahandusi ei tee, siis juhtub Emiliga ikka midagi. Jah, mul on meeles ka ükskord tead, mis juhtus. Ta võttis, nad hakkasid indiaanlasi mängima ja ta võttis väikse õe, selle Iidakese, võttis ja pistis moositünni, et ta näeks välja rohkem indiaanlase moodi. Oh, taevasema ja siis teinekord jälle, mis ta tegi. Külalised olid tulemas, peremees läks lippu otsima, aga sel ajal hakkas leht poegema. Peremees jooksis ruttu, unustas selle lipu ruttu lehmalappi. Kujutad ette ja Emil võttis selle väikse õe konksu otsa ja tõmbas üles sinna masti lipu asemele. Seal ta rippusi see õnnelik, nii et oi. Ja
aga ta sai pärast. ei ole mina säärast poissi veel näinud. No, ei ole see lugu see Emiliga nii hullu midagi. Näiteks täna ta ainult ühe korra näpistas Iidat ja siis ajas siin koorepurgiga ümber, aga see oli ka kõik. Nojah, siis ajas ta veel kassiga ümber kanala taga. Aga mina igal juhul arvan, et temast hakkab vähehaaval rahulikum ja parem laps saama. Loota võib. Selma! Selma, Selma! Tulge nüüd, supp jahtub juba. Küll võtame ühe lõunapausi. Tule peseme käekesed ära. nii, käsi peseme nüüd. söögi palju. Käsides. Emil. Kuule, aga Emil, kus on? Emil! Kus sa oled? Kus? Marss käsi pesema. Poiss, ruttu käsi pesema. Ida, kas sul on käed pestud? Väga kuulitub. Tule istu sina siia. Istu siia. Niimoodi. Ärge teie nüüd mängige laua ääres. Emil, müts. Ma toon kantor anna oma toodet palun. Aitäh. Niimoodi. Nii, vaata, kas nii jagub. Mis meil täna söögiks on? Liina, mis suppi sa tegid? Lihasuppi. Lihasuppi sa tegid. Kuule, kas meil seda võid? ma juba teen. Nii, Emil, stopp. Võtame nüüd kõik ära. Tüdruk, kus sa oled? Juba ei ole. Aitäh. Nii, jagub ikka kõigile. Oota, ma tõstan. Almake, pane ikka endale ka. Pane kõik ära. Oota, Alfred, kus sa siis niimoodi? No Liina, kas sa rutem ei saa siis? Vabandust. Siin on veel natuke. Saab juurde, kus tahad. Aitäh. Suppi jagub. Nii. Jagub. Nüüd kõik käed kokku. Ja taevaisa, täname sind toidu eest. Aamen. Nonii, hakkame sööma. No Liinaka nüüd soolaga sa küll täna koonertoolane ei ole. Aga maitse tõesti. See on jah. Võid ka. No pead sa tõesti nõnda luristama. Kuule, nagu see. aga muidu keegi ei tea, et see on supp. Mis ma, võid. Ei, Idale saa võid. Ida ei tohi võid süüa. Kuule, natuke soolane tundub see asi või? Ei. Mis teil näge siin toimub kohe või? Aitäh. Kahju seda leiba. Meie ilus supipott. Kust me nüüd lihasuppi sööma hakkame? No poiss, mis Armas tükke sa nüüd taevas! teed? Mis me nüüd teeme? Poiss või? Kuidas me poisi siit kätte saame? Lähme Ida vaata. Oota, ma toon kirve. Oi, Ma ära tean. kirvest hakka nüüd kirvest Tuleb lapsele. Lapsele kirvest. Tuleb võtta ahju roope, see pott puruks lüüa. Hull oled või see, kuulge see pott, see maksis 4 krooni. See ei hakka taguma teda. Oota, ma proovin. Ja Alfred on tugev. Ei, kurat! See on kinni, mis kinni. See ära ei tule siit. Oota, ma toon ikkagi kirve. Ei too, issand, lapsele kirve. Lapsega peab pea viieks. Emil nutab. hoopiski mitte. See on supp. Supp on, no saate aru, ta ei nuta. Ei no nüüd aitab see poiss tuleb sealt kätte saada. Ei, no kas ma ütlesin sulle ühe korra, et see pott, mis poisi peas praegu on, see maksis 4 krooni. Ja põhimõtteliselt ta ju on metallist, ta ei lähe ju katki. Poisil tuleb ainult, muuk tuleb pähe sellest. Aga mida me teeme? Hoia nüüd kohe. Almakene, lähme Marianne Lundi. Seal on ju see tohtri härra. Jaa. Ma tean, et tema võtab poiste päästmise potist 3 krooni. Ahah, Ja sellega me põhimõtteliselt teenime ju 1 krooni lisaks. aga see on ju väga hea mõte. Absoluutselt. Tervet krooni ei teeni ju iga päev. Võtab poti ära ja meie teenime 1 krooni. Super. Mõtle, mida me selle eest osta võiksime. Mis osta? Kogu aeg on kohe osta. Me hakkame tegutsema hakkama. Vahest midagi Ida jaoks siis. nüüd hakkas kõigil kassisalus kiire. Emil tuli korda teha, teda oli tarvis kassida ja talle paremad riided selga panna. Tõsi,
ta juukseid kammida ja kõrvu pesta polnud võimalik, ehkki see oleks ära kulunud. Nüüd jäin veel mina ka kinni. taevasse maa küll tule siis. kus sa lähed? ei no nõnda ta tõesti läheb, kui kõik oma näpud topivad sinna supipoti ja poisi pea vahele. kuule, kas ma pean nüüd terve selle Kassisalu pere omal hobuveo vankrisse koormama ja tohtori juurde linna sõitma või? Nüüd poiss sa küll pääsed oma kõrvade pesemisest. ma ikka haiget ei saanud. Läks hästi. Nii, aga lähme ratas on siis. seal. Kus mu linnaräsik on? Ahah, nii. Aitäh. no nii. aga mis ma õhtul süüa teen? oota, kuulge, kus poiss on? Vaata tee ise, mis tahad. Emil! aga ma teen siis lihasuppi. ega ta kogu aeg kaob ära. Vaata väikese hindakese järele ka, kui nime ära ole. tõesti, mul ei ole suppi kotti, aga sööme siis liha ja leiba, tule, lähme. Emil oli palju kordi Marianne Lundi sõitnud, aga sel korral polnud see sugugi lõbu, sest nüüd istus ta supipott silmadel ja ei saanud silmitseda möödavaid talusid, kilkavaid lapsi, väravas haukuvaid koeri ning Koplis hulkuvaid lehmi ja hobuseid. Ma ei tea, see seenikist on jäänud ratta vahele. teeme siin väikse vea. hakkame niisutama midagi kriusus, aga poiss on Edasi küll ei vaata, et sa kuhugi lähed. okei, aga ole siin siis. nii. mis sul selle hingad siin. mis siin tegema peab? Vaata, kas kettu tuleb. kuule, see ei käi üldse. No seda pealt ma ei saanudki sõita. no aga täitsa töötab. ma ei näe nagu mingit probleemi. poiss, kus on poiss? No ei tule see pott ära ka. võta poiss kaasa. poiss tervitab linnarahva inimest. tervitage viisakalt midagi. ei tea, kus see tohter on sealsamas ikka. Ei tea, kas seal on ka palju rahvast täna. ei no, kes see sellise suve palapikaga seal ikka on? loodame kohe jutule saada. saame poisi käest selle poti peast ära ja No katsu veel, äkki ikka tuleb ilma. ootama poisi niimoodi. Lähme ikka, lähme. poiss, tere, rõõm kohtuda. Tervist. tere päevast. Kus see tohteramaja oligi? see, näed, läkkare. jah, lähme siia. uksest sisse. nii. oi, näed, keegi ära istub siia. enne meid juba. tere, kuidas te läheb? kui arsti juures olete, siis läheb hästi. nii. kuule, poiss, kas sul kõrvad külmetavad? ei, küll. aga miks sul siis see kolmupatsi kaob peas või? kui hakkaksid külmed. ära kuula onu juttu, onu teeb nalja. oota, on sul kõik hästi? nii, enam-vähem. järgmine, järgmine. meie kord, nii. tule siia ilusti seisab see niimoodi. tere, mis sa seal sees teed? kummarda nüüd ilusti viisakalt. oi, sa poiss. 4 krooni vastu taevas. no kuidas siis nii? 4 krooni, te olete võitnud terve krooni. mismoodi? Ah suu. no tavaliselt. ok, iga päev. jah, me võtame 5 krooni. jah. väikeste poiste potist välja tõmbamise eest. aga täna ta sai ju ise sellega hakkama. võims küll. nüüd käib roo. Siis on ja hästi. tegid 1 krooni jälle. Heido, aitäh, tohtri härra. tore. see oli küll hea uudis. No meil läks ikka hästi, mõtleks, me teenisime jälle terve krooni.
põhimõtteliselt küll terve kroon on jälle olemas. mida me selle eest osta võiksime? Vahest midagi ilusat? No kuidas osta, saad sa aru, kui me teenisime 1 krooni, siis järelikult me peaksime seda krooni ka säästma. Ehk siis mina pakun välja, et me paneme selle 1 krooni tallele. Mismoodi? No tegelikult võiks ju Emilile selle 5 ööri kanda selle eest, et ta ise hakkama saab. No põhimõtteliselt küll, Emil saab 5 ööri ja paned selle hoiukarpi paned tallele ja siis teine kord saame linnas ära kulutada jälle. 5 ööri. Emil istus rahulolevana 5 öörile peos ning vaatis ümbrust. Oleks nüüd Emil olnud tavaline poiss, poleks sel päeval rohkem mitte midagi juhtunud. Aga Emil ei olnud tavaline poiss. Seepärast katsu ära arvata, mis ta tegi. Nagu ta seal istus, nii ta pistiski 5-öörise põske. Ja äkitselt käis vaikne pops. Ja 5-öörine kadus lõpsti Emili kõhtu. Emilikene, mis sinuga juhtus? see, ma neelasin 5-öörise alla. Mismoodi? Neelas alla? Mis nüüd saab? Armas aeg! Kas selle sama 5-öörise, mis ma andsin sulle, neelasid alla? Me peame uuesti tohtriärra juurde minema. Kuidas me nüüd 5-öörilise poisikesest kätte saame? 5 ööri? Mis mõttes tohtriärra juurde? Alba! Mis su rehkendamine koolis oli? No, poisi käest on vaja see kätte saada ju. Kätte saada. Meil tohtri juurde, kui läheme, siis me peame maksma jälle 5 krooni. Visiiditasu. Selle eest, et ta välja võtaks poisi seest 5 ööri. No pole pointi asjaga. Kui ma selle kätte saaksin, siis ma saaksin endale ise kokku. Aga kui sa nüüd annaksid tema kätte selle raha? Ja siis ta pannakse seda hoiukarpi jälle. Neelab äkki neelab alla. Ei ole mõtet anda vist. Mul on selline tunne, et ei. 5-ööri sees, kui ma selle kätte saaksin, siis ma saaksin endale ise kukleid osta. Poiss tahab ise omal kukleid osta selle 5-öörist, mis tal sees on. Ahah. Ei, see ei mängi küll välja. Ma arvan, et me peame ikka vist arsti juurde minema. No lähme siis, jah. Võta poiss kaasa. Tule siia. Lähme arsti juurde. Sest see lugu võib meil küll halvasti muidu lõppeda. No põhimõtteliselt võib ju. Sest et tookord, kui ta omal kõik püksinööbid ära sõi. Püksinööbid? Selle peale ma ei öelnud midagi, aga tead, see 5-ööriline, see on ikka kole raskesti seeditav, muidu ma kardan meil küll see halvasti lõppeb. Lähme, jah. No püksinööbid, 5 öörid, kõik on kõhu sees. Lähme. Tulemas, kas unustasid midagi maha? Panin tohtri ära tegelikult... Meil siin üks mure nagu mitte. Aga meil vaadake see Emil poiss, kes juba enne käis teie juures. Tema... Ma andsin talle 5 ööri ja siis ta lihtsalt sõi ära selle. Ja siis minu hea proua Arna arvas, et võiks tulla teie jutule. Et teie opereeriksite selle kuidagi välja tema sees. No jah. Noh, siis jääks see 5-öörini ka teile põhimõtteliselt, on ju teisse? Aga sa mõtte katsugi 5-ööril on minu jah. No, kas see on? Oot, ei absoluut ei ole vaja siin mingi operatsiooni. No, kuidas? Selle 5-öörilisega paari päeva pärast saab kõik korda. Nii. Ja siis ta on kõik korras. Aga vahepeal võiks Emil ära süüa 5 kuklit. Kuklit? Ja, et sellel 5-öörilisel oleks vaja seltsi. Kas see aitab? Ja et ta kõhtu ära ei kraabiks. Aitab. Ahah. Aga kuidas ta välja ikkagi? No siis on väga hästi, peaasi, et aitab. 5 kuklit ja öör tuleb välja. Ei, ma ka aitäh. Ei too. Järgmine. Telefon on ringen. Lähme siis kohe Andersonide pagaripoodi kukleid ostma. Ei, aga miks me lähme Andersonide pagaripoodi kukleid ostma? Meil tüdruk kodus tegi ju kukleid, terve suure kasti täis. No see on tohtri jälle määrus. Lähme. Ah jaa, küll lähme siis. Ongi, näed, Pakeri. Tervist. Tere. Kaks tükki. On ikka 5 või? No, mis see maksabki? Kui see on tükk või? Kui me võtaks
üks mulle. no jah, aga ilmselt selle võtame suhkrukängid ka. No siis üks suhkrukäng ka. Ja siis võta poiss, mine siis võtame sööma. Nii, siis on suhkrukäng, mis täiesti valmis kokku. Ma võtaks nüüd 3 ööri tagasi ka. Jah, aitäh. No nii. See läks küll hästi. ja väga Aitäh. palju nägemist. Ma ikkagi tahaks seda üldse. Issand, teevutamatu. Ma käin pinsat. No teinekord linna tuleme, siis lähme mütsi järjest. Ei jõua praegu kõik siin vastu korda ajada. No poiss, kuidas sul läheb? Ja, kuidas läheb? hästi läheb. On su kõht nüüd kuklalt täis? Siis on küll hästi. Kuule, täna me teenisime põhimõtteliselt juba kokku mitu krooni. See on üks imepärane päev. Tänu poisile ja tänu arstile ja tänu mulle ka ja natuke tänu sulle mitu krooni teenisime. Nojah, Aga hakkame siis koju minema. lähme jah koju. Nii õhta käes juba. Kuulge, aga iidake selles kompeki ka. Võta neid oota, siin siis. klaaskompeke temale. Teile vabalt, me võtaks ühe tututäie poiga andeks. Ühe tututäie kompeki ka. Ja ikka. Mitu ööri see on? ja 3 ööri. No kuidas sulle sobis selline arstirohi? aitäh. kõige parem arstirohi, mis ma üldse olen saanud. Muidugi poiss. Lähme. Papa ka valmis juba ja. Teinekord, kui mul kõht valutab, ma võtan ka omale kründlit. See on iidakesele. Võtame see omale. Head aega. Head aega. Jälle nägemiseni. Küll läks hästi. See oli päris hästi. Mis sa arvad? Oi, sul on see raam kuidagi ära väsinud. No katsume saada. Nii põra. Ei, paneme selle ilusti siia. Keerame otsa teistpidi. Nii, no nüüd paneme. No, mis palikeks. Nii, Ärme siis väga kiirelt sõituma tee. oleks võinud ju hobused võtta, aga hobused olid kõik karjamaal. Noh, siit Tarmo paremale nüüd. Jah, Oi, tule, kodu tule. paistab. Iida, tere. Tere. Tiina, pane vesi, Tiina. Ott, saidki kätte. No tere. Poiss terve. Ott terve. Niina ilus suppipoiss, nüüd saab jälle lihasuppi keeta. Täitsa terve, täitsa hea. Pane ka vesi keema ja sa õhtuks jälle supp. Oi, tubli poiss, kuule, ole hea, hoia seda natukene. Ma lähen panen tiidi ja tule alla. Ei tea, kas kohvi ka saaks? Oi, suppi on järgi. kujuta ette, see käis Marianne tundis ära. aga kuidas sa selle supiga isegi pähe said? Selles pole mingit kunsti. Ma tegin lihtsalt nii. No mis sa poiss no kuidas see poiss jälle saab? Mis see nüüd olgu? Jälle poiss. oota, ma toon kirve. Ei ole midagi teha. Tuleb võtta see ahjuroog. Kirvega ei lähe lapsi kallale. isa ei lausunud musta ega valget, aga 2 päeva pärast sai ta Emili käest 5 ööri. see oli ikkagi väike lohutus. nagu sa juba tead, siis see poiss kasvas suureks ja temast sai vallavalitsuse esimees, kõige tähtsam mees Vahtramäel. mõtleks ometi, sellest on näha, et ka kõige hullematest väänikutest võib aja jooksul kasvada õige tublid inimesed.
seda on hea teada. Mul on selline tunne, et sina oled ka mõned pisikesed vembud sisse visanud ja sina. Ah, ei ole või? Kuidas ma küll nii valesti arvata võisin?